Tere sõbrad, taas. Sõidan siin parasjagu Keilasse ja mõtlesin, et sisustan oma imelist teed sellega, et räägin teile 2 sõna meeste elustiilinädala peaesinejast. Nimelt on mul ülihea meel öelda, et meeste elustiilinädala peaesinejaks on 16. septembril Tallinnas, 17. septembril Pärnus ja 18. septembril Tartus üks Briti väga markantne ja väga kena teadlane, Dr. Paul Clayton. Ma mäletan väga hästi esimest koolitust, kus tema loengut pidas, millel ma osalesin. Ja ma mäletan väga selgelt oma reaktsiooni kõige selle peale, mida tema rääkis. Ei saa salata, ta tekitas minus väga vastakaid tundeid. Osati tundus see kõik väga loogiline, mida ta rääkis ja teisalt ma oma sisemuses temaga meeletult kaklesin. Tänaseks, kui ma olen tema koolitustel käinud ja tema loengutel käinud juba 3 aastat, ei tea, ma võin käsi südamele öelda, ma ei tea mitte ühtegi inimest, keda ma niimoodi suu ammuli kuulaksin kui teda. Dr. Clayton on tohutu fanaatik, mis mulle alati inimeste puhul meeldib. Ta on ääretult tark. Kuskilt mulle meenub, et ta on öelnud, et ta on Mendelejevi otsene järeldulija. Proovisin küll genis ringi šopata, aga ei leidnud ei ümberlükkamist ega tõestust sellele, kuigi ma väga kahtlen, kas Dr. Clayton sellist asja võiks tõesti ise välja mõelda. Ju siis on. Igal juhul aju maht seda nagu tõsiselt lubab. Dr. Clayton on sellise uue teadusharu nagu pharmaconutrition ehk siis ravitoitumine rajaja ja see on ka tema peamine siis loengu teema. Dr. Claytoni loengud Tallinnas, Tartus ja Pärnus saavad olema sünkroontõlkega. Seda ei olegi varem sellisel määral tehtud. Ja üldiselt on tegu väga nõutud inimesega. Minu teada on ta pidevalt kuskil mööda maailma laiali. Suhteliselt keeruline oli kokku panna tema lennuplaani, et vaadata, et kust ta tuleb ja kuhu ta pärast läheb, sellepärast, et see kippus muutuma kogu aeg. Aga jah, ääretult hea meel mul igal juhul selle üle on. Minu jaoks on see tõsine saavutus teda siia saada ja ma siiralt loodan, et saalid täituvad kuulajatest. Neid loenguid on huvitav kuulata nii täiesti tavalisel inimesel, kes ei ole siiamaani meditsiiniga kokku puutunud, kui ka arstidel, toitumisnõustajatel, füsioterapeutidel, kõikidel, kellel on veidikene huvi selle vastu, et mis meie sees tegelikult toimub, kuhu on inimkonna tervis üldse teel, mida me ise saame selleks ära teha, et natukene oma situatsiooni paremaks muuta, millised on need elustiililised valikud, mida me peaksime tegema, milles me peaksime nägema võib-olla ohumärke, milles me peaksime nägema võib-olla lootust enda jaoks. Nii et ma väga soovitan. Mul on tegelikult tehtud ka Dr. Claytoniga Oslos eelmisest nädalavahetusest väikene videointervjuu, mille ma üsna peaga eetrisse lasen teile vaatamiseks ja nautimiseks. Igal juhul suur aitäh taas mind kuulamast. Mina rullin jälle rõõmsalt Keilasse edasi ja teile soovin imelist pühapäeva. Tšau!